täna ma loen 24. laulu. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad, sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna issanda pühale mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt ja kelle hing tühja ei imusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib ta su palet, see on Jaakob. Teie väravad tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks. Et aukuningas saaks sisse tulla, kes on see aukuningas? See on issand, tugev ja vägev, issand, vägev sõjas. Teie väravad tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla, kes on see aukuningas? Issand Seebot, see on aukuningas. Aamen. See on Taaveti laul ja ma täna olengi üsna mitmete Taaveti laulude juures, lugesin neid täitsa kindla eesmärgiga, sellepärast, et Taavet on üks väga huvitav mees, ta on kuningas, ta on sõjamees, ta on võimas Jumala ülistaja ja tema käest on tegelikult meil väga palju õppida. Nii nagu tänasel hommikul nad juba oli, ühte laulu ja lihtsalt Taaveti laulu 127. me juba laulsimegi koos, et keda peaksin kartma, kui issand on meiega. Ja eks tal oli, kui sa sõjamees oled, eks siis on selliseid kartuse momente on kindlasti ka küllaga. Sellepärast, et sõjaolukorrad on alati tegelikult on ohtlikud ja sellepärast on nii, et eks need lauludes tegelikult väljendusid Taaveti sellised, ütleme, mõtted. Ja huvitav on ühte asja tähele panna, mida on Taaveti käest täna, millele kohe juhin tähelepanu, mida tasub õppida. Taavet rääkis tegelikult kõige rohkem Jumalaga. Ta kiitis Jumalat, ta rääkis, ta palus seda armu lihtsalt seda, näiteks 34. laulust ütleb sedasi, et hoia oma keelt kurja eest ja huuli pettust rääkimast ja hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Vaata, see oli temal nagu selline eluprintsiip. Ta hoidis väga tegelikult oma suud. Kuidas meie hoiame oma suud sõnade koha pealt, on praegusel hetkel niisugune küsimus, ma usun, meile väga oluline kõikidele. See on tegelikult on väga määrav, sa ütlesid, et kui sa tahad head elu, siis jälgi lihtsalt oma suud. Ja kas on kallis seda teha? Palju see maksab oma suud kinni hoida? Mitte midagi tegelikult ei maksa, eks ta pingutust vahest maksab, et võita iseennast ja need tahtmised ja asjad. Muidugi selle koha pealt on teate, kuidas saab oma suud hästi korras hoida. Süda peab puhas olema. Teate, kui süda on puhas, siis mitte midagi halba sealt suust ka välja ei tule. Ja sest need on nii seotud asjad. Suu ja süda on tegelikult väga seotud asjad. Me mõtleme sedasi, et suu ja kõht on väga seotud asjad, et suu ja kõhtu. Aga Jumala sõna räägib, et suust, ühesõnaga südamest tuleb suhu, see, mis tegelikult välja tuleb. Ja see, nagu Jeesus õpetas, ütles, et see rüvetab inimest. Ja sellepärast me täna oleme siin Jumala kojas ja õpime Jumala sõna kaudu neid asju, kuidas asju mõista, kuidas asju tegelikult näha. Nüüd, miks ma täna sellise teema juures olen, kus ma olen nagu seda aukuningat otsimas ja selline küsimus, et kes on see aukuningas? Kas me tunneme tegelikult oma Jeesuse ära? Kas me tunneme Jeesuse praeguses ajas ära? Mida ta praegu teeb? No ta palvetab seal isa paremal käel ja kindlasti sinu ja minu eest palvetab ja seda on hea mõelda. Aga mida ta veel teeb? Me näeme sedasi, et me issand on tegelikult siin selles maailmas tegutsemas. Ta ütleb, et ma olen igal päeval te juures kuni maailma ajastu otsani. Vaata, Jumal on selline, kes on kõikjal. Ta on troonil, aga ta on ka siin selles maailmas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna nagu paluda seda, et Jumal, avame silmad tegelikult nägema, et mida Jumal on praegusel hetkel tegemas. Vaata, me oleme rahuaja lapsed. Ja sellepärast on niimoodi, et sõda on meie jaoks suhteliselt võõras asi, kuna seda ei ole 80 aastat olnud. Ja sellepärast ainult need mõned üle 80 aastased, kes me koguduses on riivamisi natukese näinud seda, võiks ütelda siis ikkagi üsna oma varajases lapsepõlves ja need mälestused kindlasti ka jäid väga tugevalt nendele. Aga üldiselt on niimoodi, et meie ei ole selle aja lapsed. Ja sellepärast on niimoodi, et meil ongi nagu selline küsimus. Praegusel ajal ma vahest nagu näen selliseid jumala sulaseid ja lihtsalt usumehi ja inimesi, kes internetti saab igaüks panna. Ükstapuha, mis tasemel sa oma arusaamises oled ja
mõni pahandab, no miks ükski kogudus sõja vastu ei sõdi? no näiteks niimoodi, no ma ei tea, kas ta kõiki kogudusi tunneb, mina küll kõiki ei tunne, aga noh, mõned võtavad nagu, võivad ütelda sedasi nagu kõikide eest, mina ei suuda kõikide eest ütelda. ja sellepärast, aga täna ma mõtlen sedasi, et kui me selle jumala sõna juures oleme, siis me võime nagu niimoodi mõelda, et aga kuidas meie asju mõistame, kuidas meie mõistame tegelikult asju nagu ka sõja koha pealt, kõige selle koha pealt, mis on toimumas, kuidas nagu palvetada. no Jeesus ei eitanud, et sõda siit tuleb. Jeesus ütles, et kui Jeruusalemm on ümber piiratud, siis ta ütles selle koha pealt, et siis võite kindlad olla, et varsti on tegelikult häving on lähedal. ja selle, ta ei hakanud üldse midagi rääkima, et palvetage siis nii, et seda lahingut ei tuleks, et kõik piirajad ära läheks. Absoluutselt ei ütelnud. Ütles, minge sealt minema, see linn lüüakse lagedaks. Kas siis Jeesus eksis? Ta ei eksinud, ta täiesti rääkis seda. Ta ei olnud selline, noh, ütleme selline patsifist, kes ütles, et üldse sõdasid ei tohi olla ja nendega me ei tohi üldse tegeldagi ja sellepärast osad praegusel hetkel, ma näen ka sedasi, et jumala lapsed, nad reageerivad kuidagi nagu selliselt ja lahendavad neid asju selliselt. aga nüüd ma sellepärast täna olengi nagu Taaveti juures. vaata, Taavet oli, ühe asja koha pealt me võime täitsa kindlad olla, et Taavet oli väga jumala südame järgi mees. vot nii. ja sellepärast Taavetist tasub õppida. sest et Taavet meeldis tegelikult väga jumalale. ja nüüd on niimoodi, ja mida siis Taavet oma elus tegi? oi, mida ta kõike ei teinud. sellepärast, et seal ma mõtlen eriti, kui selle sõja poole peale minna, vahest kui ta sõdades oli, siis ta vahepeal lihtsalt mõõtis, võiks ütelda, noh, ütleme meie ajaühikutega, meetritega, keda hukkamiseks ja keda ellu. no ütleme, selliseid asju tegi. ja jumal ei ütle kordagi nende asjade koha pealt, et Taavet ei oleks tema südame järgi mees. alati ta oli südame järgi mees. on ainult öeldud üks asi, üks lugu, Betseba lugu, mis on öeldud, välja arvatud, see on täiesti selgelt on öeldud. kõik muu, mida ta kuningana tegi, need sõjad, värgid ja asjad, mitte kordagi ei öelda, mitte ühtegi etteheidet. ja kallid, ja me täna, ma usun sedasi, et kui me tuleme nagu selle Taaveti laulude juurde, sest ma nagu just nagu lugesin ja vaatasin, et mida ma nagu näen, kuidas Taavet suhtub, kuidas ta suhtub üldse nagu sellesse, kui ta neid sõjaasju ajab ja võitlustesse ja kuidas ta käitub ja mis on nagu tema niisugused motiivid ja reeglid ja et seda on väga, tegelikult on väga huvitav näha. no sellest laulust 24, seda me juba lugesime, no juhime tähelepanu mõnele asjale. ta ütleb, et kes tohib minna sinna Issanda mäele, kes tohib seista seal pühas paigas. ja need kriteeriumid, see, kes on süütu kätelt, no jumal ütleb talle küll seal, ütleme, kui ta tahab templit ehitama hakata, et vaata, sinu käed on verised, sina templit ei ehita, sinu poeg ehitab. aga kes on süütu kätelt, see oli tema töö. see oli tegelikult tema töö. kelle käed olid Vanas Testamendis veel väga verised? kõikide preestrite käed olid väga verised. sest et nad aina tapsid loomi. tuhandete kaupa võiks ütelda, kui pühad ja värgid olid. kui sa oled mõne looma tapmise juureski olnud ja näinud seda, siis see on, aga pidada sellist ametit. no olid sellised. Taavet oli samamoodi, Taavet ei olnud niimoodi, no ütleme, et tal olid need loomsed ohvrid ja kõike, mida ta tegi, kõike ta neid asju ka tegi. aga tema kätel oli ka seda sõjaverd, milles ta tegelikult oli. ja siinsamas ta selles laulus väga selgelt ütleb sedasi, et kes tohib minna sinna Issanda mäele, see, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt. kes tühja ei imusta, kes ei vannu pettuseks. ja nüüd meil on võib-olla raske seda asja kokku panna, et Taavet saab ütelda, et minu käed on süütud ja puhtad. aga ometi me näeme sedasi, et Jumal teda selliselt just ka näeb. ta ütleb, et tühja ei tohi imustada. Need ei olnud, tegelikult ei olnud mingisugused tema sellised omad soovid, et lihtsalt teha sõjakoledusi ja järjest hullemaid ja koledamaid ja mida välja veel mõelda. absoluutselt ta ei teinud, kui me loeme ta laule, me varsti näeme tema südant veel, kuidas ta käitus. üks väga, väga selline oluline asi, mis oli Taaveti juures, oli see, vaata see jutt, mida ta rääkis, mis ta südamest tuli ja mis ta suust siis välja tuli, vaata ta ei vandunud pettuseks, jutt oli aus. jutt ei olnud keerukas, jutt ei olnud kaval, jutt ei olnud vaata selline, vaata see, vaata südame järgi inimene Jumalale on selline, vaata, kelle südames on tegelikult sellised, kelle mõttes on pühad teekonnad ja tema saab õnnistuse Issandalt, õiguse oma Jumalalt, kes on meie pääste. ja nüüd on niimoodi, et kui ta siin selles laulus tegelikult küsib, et kes on aukuningas, siis ta saab ühe võimsa tegelikult lohutuse selle asja koha pealt, et see aukuningas on ka sõjamees. Issand Sebot, kellest me lugesime, Issand Sebot, see on aukuningas. ja teate, kallid, praegusel hetkel on nii, et
selle aja kristlaskond valdavalt ei tunne seda aukuningat. me tunneme teda kui tervendajat, me tunneme teda kui õpetajat, kes räägib tähendamise sõnasid, me tunneme teda paljuski selliseid ilusaid, toredaid asju. ja osad asjad me laseme tegelikult kõrvadest täiesti tegelikult mööda seda, et kuidas need asjad on. me näeme seda, et noh, kui seal on joosuaegsed võitlused ja värgid, et siis on see issanda sõjaväevürst on seal, kelle poolt oled. Jumala poolt on issanda sõjaväevürst ja ta tuleb ja on nende lahingute keskel. ma ei hakka neid Vana-testamendi lahinguid ja asju, mis on seal Joosia päevil või Josafati päevil just ja mis on seal, ütleme, Hiski ajal ja ei hakka üldse rääkima, täna nagu nendesse ei lasku, jätkub nendest Taaveti omadest, mida me siin loeme ja Taaveti mõtetest. aga me näeme sedasi, et kallid, Jumal tegelikult on siin selles maailmas. ta on ka täiesti selgelt sõdade kaudu siin selles maailmas korda loomas ja läbi aegade on seda teinud. ja nende aegade kohta, kus meie tegelikult praegusel hetkel elame, on samamoodi Jumal rääkinud sedasi, et te kuulete sõdadest ja on sõnumid sõjast. ja need ei ole mitte valekuuldused, vaid need on päriselt. ja sellepärast, et kui praegu räägitakse sõdadest, siis need on päris sõjad. me näeme neid piltisid ka, näidatakse, need on päris sõjad, päriselt on sõdurid lahingutes ja kohtades ja need ei ole mitte mingisugused väljamõeldud asjad ja mingisugused kuuldused. tänu Jumalale, et meie kuuleme võib-olla ainult seda harjutuste müra ja viimasel ajal vist seda ka praegusel hetkel vähem, ma ei tea, kas on otsa saanud need asjad, millega paugutada või, aga vähem on tegelikult neid paugutamisi viimasel ajal olnud. ja aga ütleme, et meie jaoks on need tõesti niimoodi, et ta on eelkõige nagu sõnumite näol. ja me näeme seda, et need asjad, kuidas Jumal on läbi aegade tegelikult siin selles maailmas tegutsemas, ei ole tegelikult muutunud ja see läheb tegelikult lõpuni välja ja ütleme, et lähme korraks ikkagi Ilmutuse raamatusse veel, et vaatame kohe nagu selle 19. peatüki sellise nägemuse taevast. Ilmutus 19 ja alates 11. salmist on selline vägev pilt tegelikult räägitud, täna me laulsime, kuidas Jumal juhib, tegelikult laulusid aukuningast laulsime ja kuningate kuningas on siin meie ees nüüd ühe sellise pildiga. ma nägin taevast olevat avatud ning ennäe valge hobune, selle nimi, kes ta seljas istus, on ustav ja tõeline ning ta mõistab kohut ja sõdib õiguses. ta tuleb tegelikult õiguses võitlema ja sõdima. no see on nüüd tulevikusõda veel, millest ma üldse räägin. see on pärast talle pulma ja sellepärast on see nii, et see ei ole praeguse hetke sõdadega absoluutselt seotud. kui kogudus on võetud, talle pulmad on ära, pärast seda tegelikult tuleb see sõda. ta silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid, need olid niisugused nagu peapaelad. ütleme, peapaelad ja selle peapaela peal oli siis kirjutatud ka nimi. Neil oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. tal oli verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi Jumala sõna. vaata, see verre kastetud kuub, kui ma seda lugesin, see tundub ju sedasi, verre kastetud kuub on verine. et kui sa verre kastad ühe kuue, siis ta on verine. nüüd ütleme sellega, vaata meie, kes me piiblit tunneme, siis meie peseme talle veres lumest valgemaks. aga vaata, see on nüüd niisugune moment, et kui meie patud on ka nii punased, siis talle veri teeb need lumest, teeb valgemaks. ja sellepärast on see niimoodi, et siin ju otseselt ei ole öeldud, nagu öeldi, et lihtsalt tema kuub on ka verre kastetud. ja siis on edasi öeldud sedasi, et üks tema nimi oli Jumala sõna, taevased väeulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas ja nendel oli küll siis seljas ülvalge puhas peenlinane. Nende koha pealt oli öeldud sedasi, samamoodi need taevased sõjaväed olid valges, väehulgad, kes seal tulevad. ja tema suust välkus kaheterane mõõk, et sellega raiuda paganaid ning tema ise hoidis neid raudse hauaga kui karjane. tema ise tallas kõige väelise Jumala raevuvinna surutõrt. nüüd juhin tähelepanu selle koha pealt, vaata. Jeesuse suust välkus see mõõk, see kaheterane vahemõõk, nii nagu me võime seda mõista ja näha, et sellega raiuda paganaid. vaata, küsimus ongi niimoodi, et väga tegelikult tugev võitlus käib, ka praegusel hetkel isegi suurem võitlus, kui käib füüsilises maailmas, käib sõnadega. väga suur võitlus käib meedias. igasuguse uudiseid, sõnu, valesid ja õigeid ja küll on neid surnuks kuulutatud inimesi, tead, vahest loed, suurelt peale kirjutatud, seda enam ei ole, tegelikult inimene elab. aga see on niisugune sõnadega surmamine, valetamine, tegemine, ütleme, et see on nii, ütleme, selline asi. aga muideks Taavet seda ei tarvitanud. absoluutselt Taavet ei tarvitanud seda, tema seda sõnarelva absoluutselt sedasi ei tarvitanud. ja sellepärast oli ta ka südame järgi inimene. nüüd on lugu meiega. kui siin selles maailmas nii palju valet külvatakse
ja kui sina neid uudiseid, mida sa sealt telekast nägid, edasi räägid, sa võid selle vale mõõgaga vehkida. Sest kust sina saad seda kontrollida, kas oli õige või vale jutt, mida nad seal rääkisid. Ja sellepärast peab üsna tegelikult ettevaatlik olema, et seda relva, mida teised nagu ütleme, välja pakuvad, sest et vaata, keel võib olla süüdatud põrgust, nii nagu Jakobuse kirjas on räägitud. Vaata see, kes üldse suud tarvitab ja ütleme, et jumala sõna koha pealt on öeldud ka, et see ei tohi tegelikult eksida kõnes. See ei ole kindlasti mitte see jutt, et sa grammatiliselt ütlesid vale lõpu, et see on nüüd jumalale super probleem. Ei, sa räägid vale juttu. Et sa hoopis nagu see on see eksimuse küsimus. Sellepärast, et kui siin oleks lihtsalt selline grammatiline küsimus, siis ma ei tea, igas lauses mitu korda võin eksida. Ja sellepärast, siis oleks täitsa lõpp selle asjaga. Aga see sisu tegelikult, mida me räägime, see peab olema tegelikult õige ja korras. Ja nüüd on niimoodi, et jõudsime selle koha peale, seal on niimoodi, et tuleb, kelle nimi on jumala sõna, taevased väeulgad ja tema suust välgub see mõõk. Ja vaata, ta tuleb tegelikult selle vale ja selle kõige selle jutu ja tegelikult selle vastu. Sellepärast, et vaata, küsimus on nii, et lõpuks sõnad lähevad kohtu ette. Igast sõnast tuleb aru anda. Ütleme, et see kõige rohkem, millest meie elus tuleb aru anda, on kindlasti sõnad. Ja sellepärast, et vaata, kui me oleme rääkinud kõik, kellel meil on enam-vähem normaalne kõnevõime, siis me oleme palju rääkinud, kes seda teab, kui palju neid sõnu on. Aga me näeme, et sõna ütleb meile väga selgelt, et see läheb jumala ees väga arvesse. No nii. Nüüd ta tuleb ja tuleb ise siis tallama seda kõige väelise jumala raevuviina surutõrt. Vaata, jumala vihast ka mitte kuskile ei pääse. Ja tema kuue peal on siis ja puusa peal on kirjutatud nimi kuningate kuningas, isandate isand. Ja ma nägin üht inglit seisvat päikeses ja see hüüdis suure häälega kõigile keset taevast lendavaile lindudele, tulge kokku jumala suurele söömaajale. No see on peale, ütleme, et üks söömaaeg oli taevast alle pulmad, kõik, kes olid seal, ütleme, seal on räägitud sellest asjast. Aga nüüd on see, mis siin toimub selles maailmas, kui issand tuleb, et te saaksite süüa kuningate liha. Et te saaksite süüa kuningate liha, on, eesti keeles on nii öeldud, või ütleme neid, ütleme, et natukese ilusama sõnaga nagu korjuseid. Need olid ikkagi, kes juba surma said. Mattiuse 24-28 peaks olema see, kus on öeldud sedasi, et kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad. Ja vaata sellepärast, et ütleme, loomad teavad väga hästi, ikkagi surnu peale lendavad, need raipekoristajad lendavad kokku, mitte elavate peale. Ja sellepärast me näeme siin, et siin on samamoodi lihtsalt, et kuna on niisugune, et kui issand tuleb, siis on selline söömaaeg on taevalindadele. Et te saaksite süüa kuningate liha, sõjapealike liha, vägevate liha ning hobuste ja nende seljas istujate liha ja kõigi vabade ja orjade ja pisikeste ja suurte liha. Ja siis ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevad sõda pidama temaga, kes istus valgu hobuse seljas ning tema väehulgaga. Teame, ma usun sedasi, et meist keegi, ütleme, sellel hetkel nähtavasti siin maailmas ei ela, kui need kuningad kogunevad ja hakkavad oma sõjavägesid koguma, et issanda vastu niimoodi sõtta minna. Tahaks uskuda sedasi, et kes meie oleme usus, siis on niimoodi, et see on pärast seda sündmus, ju saate aru. Kui võetakse kogudus ära ja võetakse kõik ka need, kes siis on surma läbi lahkunud, issandast surnud tõusevad üles ja ütleme, et meie saatus on juba nagu ammu seal. Aga metsaline koos ilmamaa kuningatega ja nende väehulkadega püüavad ikka seda teha. Aga siis sellel korral juhtub just sedasi, et millal metsalisel tuleb lõpp ja metsaline võeti vangi ja koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve. Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse seljas ja kõikide lindude kõhud said täis nende lihast. Ütleme, et selline lugu, kallid, ja sellepärast, kes on see aukuningas, ma täna küsin. Sellepärast ma mõtlen, kallid, õpime ühe asja ära. Meie laps ei ole, ütleme, Jeesus ei ole mingisugune Petlemma laps, kes on seal hällis. Ja laulame neid unelaulukesi talle selle koha pealt, et maga, sa patusta rõõm. Absoluutselt ei ole selline, ta on meil vägev issand, kes tegelikult tuleb. Ta on aukuningas, ta on Sebot, kes tuleb tegelikult selle kurjusega sõdima lõplikult ja võidab selle. Ja sellepärast on see, ütleme, et ja ma ütlen, et valdavalt on niimoodi, et kristlased seda ei mõista. Me oleme rahu poolt. Aga issand ei ole. Ta ütleb, et ma vihkan ülekohut, aga ma armastan õigust.
ja sellepärast on see niimoodi, et tal on need mõlemad tunded on tugevad. Hebra kirjas on see väga öeldud, sellepärast, et teda on võitud kõige rohkem rõõmuoliga. sul ei ole rõõmu sellepärast, et sul ei ole need kaks asja selged, mida sa julgelt armastad ja mida sa julgelt vihkad. Need asjad peavad tegelikult selged olema. Kui sul üks pool on ära, sa oled viltu ja sulle ei anta seda rõõmuoli. Ja siis me oleme niisugused kurvad usklikud, sellepärast, et me ei mõista seda, mida praegusel hetkel issand on tegemas. Praegu on tegelikult, on käimas ka tegelikult, kohtud on käimas väga tugevalt üle selle maailma. Kui palju on igasugu paljastusi värki. Osad inimesed lihtsalt rabelevad ja on hädas praegusel hetkel, kellel on, ütleme, niisugused valed töökohad, mis on, ütleme, kurja tegemas raha eest. Neid kõrvaldatakse praegusel hetkel ära. Ütleme, neid firmasid lihtsalt lõpetatakse, ütleme, siin selles maailmas, sest osad on saanud palka ja raha selle eest, et kurja teha. Ja sellepärast, et praegu on lihtsalt jõudnud see aeg. Luteri kirikus alati palvetatakse, et jumal õnnista iga ausat ametit. Ütleme, meie niisugused palvet nagu traditsiooniliselt kogu aeg ei tee. Seda palvet on kuuldud. Ja me näeme sedasi, et need mitteausad ametid hakkavad kaduma. Aga kuidas need ametnikud praegusel hetkel siblivad ringi? Nad on hädas, nende sissetulek on läinud. Lihtsalt sai valetamise eest raha. Lihtsalt maksti ja me tegime, mida meil lihtsalt kästi, sellepärast, et kui Jeesus ära, siis ütleme, tapeti ja maeti, siis Rooma sõdurmid peale Jeesuse ülestõusmist raha eest pidid hakkama valetama. Ja valetasid küll, sest maksid ikka niimoodi hästi, et valetama hakkad. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et selle maailma vürst ei hoia raha kokku absoluutselt selle koha pealt, et valesid siin selles maailmas levitada. Meedia saab meeletult rahasid sellepärast, et nad valetavad ja et nad teevad neid asju siin, mida tema tahab. Ja sellepärast kallid. Aga siis tuleb issand, kes tuleb oma suu mõõgaga tegelikult sõdima, just nende sõnade, just nende valede vastu. Aga vaata, kes on nendes valedes, need inimesed hukkuvad tegelikult koos oma nende valedega sellepärast siin selles maailmas. Nii et nii lugu on. No hea küll, Taaveti lauludesse ikka veel ei jõua, katsun jõuda. Aga võtame Rooma kirja ka, sest et seda teemat ja neid mõtteid on nii tugevalt tegelikult piiblis. Rooma 2. peatükk, kuidas Paulus kirjutab. Ja ma loen siit salmid 6-12. Et kui issand tuleb, siis ta teeb, mida, loen 5. ka. Sa talletad endale viha ja oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igal ühele tema tegude järgi. Igavest elu küll neile, kes püsiva jäätegemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust. Ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule. Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Aga kirkus ja au ja rahu igale ühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Jumala juures ei ole erapoolikust. Kõik, kes teevad pattu seaduseta, need hukkuvad seaduseta, kes teevad pattu seaduse all, need mõistetakse kohut siis seaduse järgi. Nii et ütleme, et see aruandmine, lahendamine, kuningas ei kanna mõõka asjata, Rooma 13. peatükis on öeldud, ta on kurjategijatele nuhtluseks. Mismoodi ta siis kurjategijate nuhtluseks on, et annab lapiti vastu tagumikku või? Ei, ta ikka päris lõikab. Sellepärast, et seal ei ole mitte mingisugust teist lugu tegelikult on see niimoodi. Me teeme kõik need asjad tegelikult pehmeks. Me oleme jõudnud sellesse aega, kus meie, oleme jõudnud siin selles maailmas, kus me ütleme, et surmanuhtlust ei tohi olla, et see on hästi demokraatlik ja see on hästi selline ilus asi. No see on vale asi tegelikult. Me näeme piiblisse algusest saadik, patupalk on surm. Ja meie tahame selle ära muuta. Ja sellepärast, ja siis need kõige rõvedamad kurjategijad irvitavad ja naeravad. Mina teid tappa tohin, aga teie mind puutuda ei tohi, sest ma olen seaduse kaitsel, mida te ise mulle tegite. Kui ta oleks Jumala seaduse all, siis ta peaks surema. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme sedasi, et Jeesus sureb ise ristil, kandes meie karistust. Ta on selle surmakaristuse meie eest ära kandnud. Ta ei ütle teistele, ütleme nendele kurjategijatele on hea küll, et kuule, et see on vale värk, et surmanuhtlus tuleks ära muuta. Ei. Need tunnistavad ka, me sureme selle pärast, mis me teinud oleme. Ja mingisugust küsimustki selle koha pealt ei ole. Ja sellepärast kallid nii see on, et me ei tohi ennast nende valedega lohutada. Elu ja surma peale tegelikult käib võitlus. Kellel on poeg, sellel on elu. Jeesus on tegelikult meie siis selle surma kandnud ja selle tõttu me võime elada. On kohtute aeg. Me elame Noa ja Loti päevades tegelikult. Millised need olid? Need olid Jumala kohtud. Need olid natukese teistmoodi. Need ei olnud mõõgaga. Need olid tulega ja väävliga, nagu seal ütleme Soodom ja Gomorra seal said. Või oli siis see Noa aeg, kui seal veeuputus tuli kõikide inimeste peale. Aga tulemus oli tegelikult üks ja seesama. Lihtsalt inimesed surid. Nende mõtted olid üksnes kurjad ja sellepärast issand neid hävitas. Nii ta on.
sõjad, ka praegused sõjad on tegelikult, tehakse kuritegusid, ega nendest kohe ei räägita. Sõja varjus sünnib tegelikult väga palju tegelikult maratööritsemist, sünnib väga palju kurja, mida tegelikult tehakse, sest et kurjad näevad kohe tegelikult nagu seda võimalust, mis on teha, ja ma ei taha üldse neid asju hakata praegusel hetkel kirjeldama, aga igal juhul see on. Aga pärast sõda tavaliselt tulevad need asjad välja. Pärast sõda tulevad need välja, kes on kuskile vabatahtlikult läinud neid asju tegema, kes on nendes karistussalkades ja asjades olnud. Ja sellepärast oli ka Nürnbergi kohus oli niimoodi, et kes ei olnud läinud sinna, ütleme, sinna sõjaväkke, sellesse kõige kangemasse, kes siis käisid oma karistussalkadega ringi. Vabatahtlikult, neid süüdi ei mõistetud, kellel valikut ei olnud. Sellepärast, et vahest on see niimoodi, et lihtsalt võetakse, mehi lihtsalt võetakse ja valikut sul ei ole. Ja lihtsalt saab täpselt sellest aru, kes millise valikuga on tegutsemas ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et meil on tegu on õiglase kohtunikuga. Ja Aamose raamatust möödunud kolmapäeval nähtavasti alles rääkisin, et seal on täpselt kõik riigid ja rahvad, järjest, keda seal on nimetatud, nende tegude järgi, mida nad ka just sõjas tegid, kuidas nad käitusid, kuidas nad inimesi hukkasid, kuidas nad küüditasid ja kõik need asjad läksid Jumala karistuse alla. Ja Jumala rahvas läks muidugi selle alla, et kui ei olnud Jumala seadust täidetud ja see oli see suur probleem. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et näed, Jumala sõna avab meil asju. No Uus Testament veel. Eks laulud on ka nagu Uus Testament tegelikult, need Taaveti laulud, aga veel lükkan ühe hetke edasi. Thessalonika kirik, kui olen siin Uues Testamendis, 2. Thessalonika kirja 1-6 ja 10, sellepärast, et ma täna tahan, et me tunneksime oma aukuninga ära. Sest et vaata, et me teaksime, et mida ta teeb ja kuidas ta toimetab. Nii, 2. Thessalonika, kus ma su kätte saan? Nii, nüüd sain kätte. Ja loen 6. salmist. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajale tasutakse viletsusega. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega. Siis, kui issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega, leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat, ega ole kuulekad meie issanda Jeesuse evangeeliumile, need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas. Sest teie juures on meie tunnistus peetud ustavaks. Teate, praegusel ajal on jõudnud üks asi selline. Osad jutustada üldse põrgust üldse rääkida ei tohi. Ei ole mõtet inimesi sellega hirmutada, et ega me siis hirmuga ei hakka inimesi taevasse saatma, ega siis ikka armastusega peavad inimesed taevasse jõudma aga tegelikult on see niimoodi, et me nagu salgame pool tõde maha. Lihtsalt nagu see, Jeesus ise rääkis nendest asjadest, kui loeme Jumala sõnast. Aga meile öeldakse sedasi, et praeguses ajas, et see ei ole tegelikult ilus, kui te räägite põrgust. Rääkige ka armastusest, et vaata, kuidas armastus ikka inimesi kõike tõmbab. Teate, Jeesus armastas, Jeesus vihkas. Ja sellepärast on kallid, me ei tohi teha seda evangeeliumi nüriks, ta on kaheterane mõõk. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me nagu ühte poolt ainult siis räägime ja teist poolt nagu peidame, me tegelikult petame ju sellega inimesi. Sellepärast, et hea ja kuri on siin selles maailmas, me ei saa ainult rääkida nagu ühekülgselt ja sellepärast me näeme sedasi, et meie auissand, aukuningas, kes tuleb, ta tuleb leegitsevast tules, ta tuleb karistades, ta tuleb sellise sõjamehena, sõjaratsu seljas ja sellepärast kallid, ma täna lihtsalt räägin selleks, et me tunneksime issand ära. Siis, kui Jeesus esimest korda tuli, siis on öeldud sedasi, et nad ei tundnud tegelikult issandat ära ja milles oli tegelikult küsimus. Küsimus oli selles, et kui nad oleksid ära tundnud, siis nad ei oleks tegelikult auissandat risti löönud. Ütleme, Paulus kirjutab Korintuse kirjas, aga nad lihtsalt ei tundnud. Aga kallid, see tänane sõnum ja mure on mul see, et praeguse aja kristlased ei tunne ära tegelikult oma aukuningat. Me ei tunne ära, et Jumal on tegutsemas siin selles maailmas praegusel hetkel. Ja meie oleme vahest lihtsalt nagu, võtame nii lihtsalt, et Jumal, sina kindlasti nii teeme, ajame saatana süüks neid asju. Me täna ei ole lugenud saatanast, mida tema on teinud. Me lugesime temast, et tema lendab lõpuks seal tulejärve. Selle tulemusel, mida, ütleme, metsaline, saatan pärast veel seda, lendab sinna tulejärve. Ja seal,
ütleme 1000 aastat ennem on korraks kinni ka seotud. ja sellepärast, kallid, me ei tohi neid asju segamini ajada, aga vaata, vaenlane on ajanud tegelikult nii segamini, et sellepärast on see niimoodi, et ei tule koguduste kantslisse, ei tule mitte mingisugust selget juttu selle koha pealt ja sellepärast ongi see niimoodi, et inimesed ei oskagi tegelikult sõdida. sest et mida sa siis oskad teha, kui sa asjast aru ei saa? meil peab olema taevas tegelikult see informatsioon praegusel hetkel, et kuidas õieti paluda, kuidas õieti suhtuda ja sellepärast on, kallid, niimoodi, kui muud ei oska, nii nagu kolmapäeva õppisime, palu Jumala tahet. sa ei peagi kõike oskama, aga Jumala tahet sa võid igal juhul usaldada ja sellepärast see on tegelikult parim, mis tegelikult olla saab. nii et kiitus Jumalale, et näed, võime nüüd minna lõpuks siis ikkagi nende psalmide juurde. no nendes psalmides on tegelikult nüüd ära kaota tähelepanu, meil on üks paarkümmend minutit, ikka on veel aega, et olla tegelikult nende laulude ja asjade juures. ma täna hakkan kohe niimoodi, et hakkan esimesest laulust pihta, ma ise lugesin kuskil 37. lauluni või kuhuni ma jõudsin ja vaatan, palju ma jõuan teatud selliseid viiteid teha, aga ma igal juhul teen. ja sellepärast on see nii, et see on õnnistuseks meile, sest me tunneme väga palju tegelikult ära, mis on ka meile praegu oluline. nüüd esimene laul, no sellest ei saa mööda minna, see on nii tähtis tegelikult, vaata, seal on ära öeldud, et on olemas üks õnnis positsioon, kes ei ela õelate nõu järgi. õelad annavad oma nõu ja õelad plaanivad siin selles asju, selles maailmas ja sellepärast meil on väga tähtis, et meie ei oleks selle järgi elamas. ja ei oleks me patuste tee peal, ei istu pilkate killas, vaid õnnis asukoht on tegelikult see, kui me uurime issanda seadust ja siis me oleme otse kui puud, mis on istutatud veeojade äärde. ja siis ta tegelikult mitte kunagi ei ole selles ohus, et ta närtsiks. Jumala veesooned on vett täis ja sellepärast on see nii, et me võime sellega arvestada, et issand tegelikult joodab meid, toidab meid ja sellega on kõik on väga hästi. ja siis on öeldud, et õelate lugu on selline, kellel ei ole seadust, kellel ei ole neid veeojasid, kellel ei ole vilja, kellel ei ole kordaminekut, kellel ei ole püsimist, keda puhutakse laiali kui aganaid. aga teate, õiged jäävad, vaata, see on võimas asi, mis ütelda, õiged jäävad püsima Jumala kohtus. Neid ei mõisteta hukka, neid ei mõisteta süüdi, sellepärast et vaata, nendel on asjad on korras, kes elasid tegelikult siis selle Jumala sõna järgi ja selle seaduse järgi. No nii, jätan siin mõned salmid tegelikult vahele, aga ei, ma ikkagi võtan ka kolmanda, võtan korraks ka. Vaata, need laulud on kirjutatud tegelikult täiesti loogilistes situatsioonides. see on laul, kui Taavet põgeneb oma poja Absalomi eest. ja sellepärast on, kallid, see nõnda, et siin on praegusel hetkel nagu lugeda seda, et mis siis toimub. oli tekkinud vastasseis, oma poeg tegelikult pakub alternatiivi Taavetile ja nüüd on niimoodi, et kui on teine võimalus, teate, mis see teine võimalus annab? valikuvõimaluse. ja inimesed vaatasid, noorem, väga ilus, tal olid väga ilusad pikad juuksed, noh, ütleme, ta oli välimuselt väga-väga ilus mees ja ta lihtsalt võlus. no ütleme, et ega vahepeal presidendid valimistel said ka, et tal on väga ilusad juuksed, kellel tuules ilusti ikka lehvisid. Meil oli samamoodi, seda asja tehti. ja ei, see oli hea mees ka, kellel meil nad lehvisid, selle peal teda midagi. ja see oli väga hea mees. aga me näeme sedasi, et samamoodi oli nüüd Taavetil oli see Absalom selline. aga see oli, omast kohast oligi see hea, inimesed said oma valiku teha. ja see tundus, et nad teevad tugevama ja parima valiku, sest Taavet ikkagi vananeb ja parem on see niimoodi, kallid. Tegelikult on väga tähtis, et me alati teeksime õige valiku. mitte nagu seda neid tugevusi arvestades. valdavalt on niimoodi, paljud inimesed valimistel, teate, kuhu hääled te panete, see, mis tundub tugevam olevat. tehakse uuringud, öeldakse, see partei on kõige tugevam ja paljud inimesed jooksevad vutt sinna hääli panema, sest meile meeldib tugevatele panna. küsi Jumala käest ja ole selle vähemuse hulgas ja pane vähemalt õigesse kohta hääl. vahest võib olla see Jumal justkui tagasi tõmbumas, justkui sellises peidetud ja taganevas olukorras nagu Taavetki, aga varsti ta on tagasi ja valitseb. ja sellepärast on see niimoodi, et ja Taavet ütles sedasi, et mina ei tõsta oma au. ja ma ei ole kunagi seda isegi otsinud, et tegelikult sina oled see, kes sa minu au tõstad. ja oma häälega ma hüüan sind appi. ja sellepärast on see nii, et kallid, tegelikult on see niimoodi, et Jumal peab kogu aeg kuulma tegelikult meie häält ka siin, erinevates olukordades ja aegades. ja siis on niimoodi, et ta väga, väga selgelt ütleb sedasi, et 8. salm, tõuse issand ja päästa mind, mu Jumal.
sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad. Ma ei tea, paljudel niisuguseid hammaste lugusid on, minul on kunagisest ajast üks hammaste lugu. Üks mu töökaaslane Tallinnas töötasin, oli niimoodi, et ta armastas ikka napsutada ka ja oli purjus ja ükskord on siis kuskil seal Tallinna tänava peal nii kuraaži täis, et tahtis ühte autot kinni pidada, ju ta arvas, et teda on vaja sõidutada, aga see autojuht ei arvanud, et teda sõidutada on vaja. Tuli autost välja, pani talle vastu lõugu ja ei võtnud teda auto peale ja see oligi kõik. Järgmine päev, kui see töömees siis meil tööle tuleb, siis ta tegelikult on see nõnda, et minge lapsega sinna poole, minge sinna kõrvale. Sellepärast, et teised tahavad kuulata, see on ju äge lugu, kuidas hambaid lüüakse, jah. Aga teate, mis siis oli? Sest, et Jumal lööb vastu lõugu. Siin on räägitud sellest. Ja nüüd on selline lugu, et järgmine päev, kui ta tööle tuleb, kui ta räägib, tegelikult ta keerab kogu aeg selga. Sest, et ta ei tahtnud näidata, et hambad läinud on. Lihtsalt oma mingisuguse rumaluse pärast. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, ma ütlen, et ärge tehke rumalusi. Suu on tegelikult väga valvatud paik. Suu pihta väga palju tegelikult lüüakse. Ja sellepärast on see niimoodi, et täna ütlen sedasi, et hoia oma suud. Hoia, et sealt ei tuleks neid sõnu välja. Sellepärast, et tegelikult, kui me siin edasi loeme, me näeme sedasi, et Jumal lööb selle suu pihta selle pärast, et tegelikult sealt tuleb välja nii palju neid valesid ja halbu sõnu ja kõike seda asja. Ja sellepärast on see nii, et me näeme, et neid asju tegelikult juhtub. Ja Taavet arvestas sellega, et Jumal saab nende asjadega hakkama ja teeb. No nii, 5. salmis on seda räägitud, et 5. psalmis ma võtan siit ühe sellise koha, lihtsalt juhin tähelepanu, et mida Jumal tegelikult absoluutselt ei salli. Jumal ei salli, 7. salm, sa hukkad valerääkijad, verejänulised ja kavalad on jäledad issandale. Ja sellepärast need on tegelikult asjad, Jumal ei salli õelust, on eelpool öeldud, ja paha ei tohi olla sinu külaline, ja valetajad, verejänulised ja kavalad sa hukkad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime tegelikult seda õppida Jumala sõnast. Aga meie, mida peame tegema? Rõõmsasti tegelikult Jumalat kiitma ja õiskama, aga rõõmsalt 12 salm. Olgu kõik, kes sinu juures pelgupaiku otsivad, igavesti õisaku nad, sest sina kaitsed neid. Ilutusega on need sinus, kes armastavad sinu nime. Ja sellepärast, kallid, ainukene parim asi, mida me tegelikult teha saame oma suuga, on see, kui me kiidame Jumalat. Taaveti elus oli niimoodi, et tal olid pisarad ka. Sest, et kui me räägime nüüd seda südame järgi mehest juttu, siis siin 6. psalmis on ta räägitud sedasi ja ta ütleb, 7.8. salm ütleb nii, et ma olen väsinud oma ohkamisest, kogu öö ma ujutan pisaratega oma voodit, ma leotan oma silma veega oma sängi, mu silmad on vajunud auku mu meele kibedusest, ma olen läinud vanaks kõigi mu vastaste pärast. Aga siis edasi on öeldud, et issand tegelikult kuuleb seda nutu häält ja sellepärast ta tuleb tegelikult appi. Kuuleb mu anumist ja vaenlased jäävad häbisse, 11 salm ja kõik nad tegelikult kohkuvad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on õppida tegelikult. Me ei pea häbenema tegelikult neid pisaraid ja asju ka, mis tegelikult tulevad. Need on täiesti normaalsed asjad, ka mida me Taaveti elustki võime need lugeda. Ja 7. psalm, Jumal on õiglane kohtunik. Ja nüüd on selline lugu, vaata, millest ma rääkisin, et Taavet oli Jumala südame järgi mees. Kes meist julgeks niimoodi Jumala kohtusse minna, nagu Taavet läheb? Püüame seda nüüd lugeda. Ja kuidas ta siis on? Sinu juures ma otsin pelgu paika, hakkan sealt 2. salmi keskelt pihta. Päästa mind kõigest mu tagakiusajast ja kisu mind ära nende käest, et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi ega murraks, ilma et oleks päästet. Issand mu Jumal, kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus, kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes pidas minuga rahu, ma olen ju tahtnud vabastada sedagi, kes mind põhjustajata kiusas. Me näeme sedasi, et Taaveti eesmärk ei olnud mitte niimoodi, et sain kätte vaenlased, ma teda hävitan. Ta ütleb, ma tahan isegi oma kiusajat vabastada, kes mind põhjuseta kiusas. No ma ei ole ta peale vihane, ma püüan lihtsalt asja tegelikult lahendada ja sellisel moel nagu sellest olukorrast välja tulla. Ja sellepärast on kallid, ta räägib väga selgelt, ütleb sedasi, et Jumal, vaata mind läbi. 7.9. ta lubab ennast Jumala kohtu alla. Issand mõistab kohut rahvastele, mõista minule kohut, issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda.
ja sellepärast on niimoodi, et kallid, ma täna räägin Taavetist kui sõjamehest, ma räägin meie aukuningast Issandast ja pane tähele sedasi, et siin ei ole mitte midagi nagu sellist, mis nagu riivaks seda õigust, mis on. Ta ei tohtinud teha mitte midagi üle selle. Vaata ühel korral, kui see abikail tuleb tal appi, et ta ära hakka endast oma käega aitama. Sellepärast, et sellel korral oli küll niimoodi, et kuule, kõht oli tühi meestele, et kuule, lähme nõuame sealt sedasi, et saame sealt naabri käest selle toidu kätte. Ja minge mehed, ja kui nad ei antud, siis ütles, et hea küll, et ükski mees ei jää seal elama. Jumal sekkus selle koha peal, et ta seda ei teeks. Aga nendes sõjaolukordades, kus ta oli, mitte kordagi tegelikult mitte mingisugust süüdistust tal tegelikult ei ole. 11 salm ta ütleb, mu kilp on Jumala käes, ta päästab need, kes on õiglased südamelt. Ja sellepärast, kallid, Jumal päästab neid, kes on õiglased südamelt. Mu Jumal on õiglane kohtumõistja. Jumal, kes iga päev ähvardab. Kui keegi ei pöördud, siis ta jõhub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega. Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva ja oma nooled teeb ta leekivaiks. Nii et kallid, me loeme siin tegelikult, et Jumal laseb nooli ja Jumalal on ka tegelikult on need surmarelvad ja ta tegutseb nendega. No ütleme, et need lihtsamad surmarelvad, mis on siin looduses, on need välgud ja äikesed ja rahed ja värgid ja ütleme, et mis siin samamoodi vahest tabavad seda maailma, need on nagu siin väga võimsalt ka siin selles maailmas toimimas. Nii, üks kaustik sai täis, peab järgmise avama ja nüüd on nii. Ja siit läheme edasi 8. salmiga. Siin on nii, et kiitev vägi tuleb väetite ja imikute suust ja sellepärast, kallid, see on tegelikult väga võimas relv. Vaata, mitte valet ei pea meie rääkima, me peame Jumalat kiitma, see sunnib tegelikult vaenlast vait jääma. Ja sellepärast lihtsalt, kallid, kes me oleme Jumala lapsed, kiidame nii palju Jumalat, kui oskame ja õpetame seda ka oma lastele. 9. salm räägib sellest, et kiitus tegelikult sobib tegelikult õiglastele. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me oleme Kristuses õigeks tehtud. Ja me kiidame Issandat tema õiglaste kohtu eest just. Sa hukka tõela, siin on öeldud selles 9. salmi 6. salmis. Sa sõitlesid pagana rahvaid ja hukkasid õela. Pühkisid ära nende nime alatiseks ja igaveseks. Kallid, me räägime aeg-ajalt sedasi, et mingisugused tsivilisatsioonid on kadunud. No kes need ära kaotas? No siit me lugesime, kes kaotas. Sa lihtsalt pühid ära, me käime ringi, aga kus nad on? Aga kes nad olid? Kaevame, kraabime natuke seal maa sees ja otsime midagi taga, et mis seal oli. Aga seal oligi see tegelikult, mida enam olema ei pidanud. Aga õigete sugu elab. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal on läbi aegade selliselt teinud. Ta on õiguse kohtunik ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, meil on ta sõna. Issanda peale loodavad need, kes tunnevad ta nime. Ja sellepärast on see niimoodi, et täna ma tahan sedasi, et õppi tundma veel ühte nime, aukuningas. Õpi seda nime tundma, kui sa tunned seda nime, siis sa saad tema peale tegelikult loota. Ja sellepärast on see nii, et me peame oma Issandat tegelikult tundma. Ta on vere süü eest tegelikult kätte maksja ja see on see 9.13. Aga ta ei unusta tegelikult hädalise kisendamist. Ja sellepärast Jumal teeb kõike tegelikult väga õieti, väga täpselt. Siis on niimoodi, et 9.16 on räägitud seda, et paganad on vajunud auku, mille nad on teinud, võrku, mille nad on salajasse seadnud ja takerdunud, kuhu nende jalg takerdunud. Praegusel hetkel on meil, ütleme, internetis see võrk, eks? Meil on võrk tegelikult seal. See network on seal, kuhu inimesed takerduvad praegusel hetkel ja palju lõksusid pannakse sinna. Sõja ajal pannakse lihtsalt praegu maa sisse miinisid. Ütleme, et see on tavaline taktika, et seda tehakse. Ainult, et siin Taavet ütleb laulus välja, et nad kukuvad ise oma miinide otsa ja satuvad ise oma aukudesse ja oma püünistesse jääb õel ise tegelikult kinni. Nii et need ohud on tegelikult olemas ka, kes seda kurjalt teevad. Saate nüüd aru, et ma räägin täna sellest, on erinevad nooled ja sõjad, mida Jumal laseb, aga on need, kes tegelikult kurja teevad, siis nendel on tegelikult see oma teine hoopis olukord. 10. salm, ma võtan sealt 7. salmi. Ja siin on räägitud sellest vaenlasest, et vaata, mis on tegelikult on vaenlase suus. Ta suu on täis sajatusi, kavalust ja rõhumist. Ta keelal on vaev ja nurjatus. Ja sellepärast mina ütlen sedasi, praegusel hetkel uudiseid kuulates, tee selgeks, kes sajatavad ja kes ei sajata. Ja sa leiad üles, kus on tõde. Ja nii lihtne see ongi. Sellepärast, et õelal on alati sajatused. Ja sellepärast on see nii, et ja õelatel on alati tegelikult hirm. No kas sul on täna hirm? Minul küll ei ole. Sest et
minuga on issand, keda peaksin kartma ma, me laulsime. Sest et meiega on issand ja vaata, see on selline lugu, aga püütakse tegelikult hirmu külvata. Aga teate, kellel on hirm? Eriti on hirm nendel, kellel Jumal hirmu teeb. Aga Jumal ei tee sulle hirmu. Sulle püüab vahest tead, kes hirmu teha? Saatan. Aga see on tühine hirm tegelikult, sest ta on võidetud vaenlane. Aga vaata, kellele Jumal tegelikult teeb hirmu, nii kui need midjanlased olid, kes Gideoni päevil. Lihtsalt unenägu nähtud ja siis vaatavad, et see kakuke veerab varsti peale. Tead, et olid hirmu täis tegelikult. Ja sellepärast, kallid, siin on nii, et nii väga tähtis on tegelikult nagu näha ja mõista seda, et Jumal on väga jälgimas ja tähele panemas, just tuleb, mis tuleb suust, kelle suus on sajatus, kelle suus on kavalus ja vaev ja nurjatus ja sellepärast olgu nii, et olgu meie eludes tegelikult, ütleme, selliseid asju, kus me kasutame nagu kavalust. See tundub vahest niimoodi, et me saame midagi kasu, aga teate, me lõpuks kaotame, sest Jumal paneb kõike tähele. 11.2 ütleb meil ühe sellise tõe, mis ka praegusel hetkel väga kehtib, sest vaata, õelad tõmbavad ammu vinna ja asetavad nooled nöörile, et pimedas lasta siirameelsete pihta. Praegusel hetkel need droonid valdavalt väga palju tarvitatakse just öiseid rünnakuid. Et neid putukaid nii palju näha ei oleks, kui nad seal pimedas lendavad, et raskem oleks kuidagi kätte saada, aga me näeme sedasi, et juba Taavet kirjutab sedasi, et pimedas lastakse neid siirameelseid ja osadel on päris raske selle pärast elada, et valved öösel ka. Aga nüüd Jumal vihkab õelat ja mis siin on lugeda veel, 5. salm, issand katsub läbi õige, aga õelat ja vägivalla armastajat vihkab ta hing. Ta laseb sadade õelate peale süsi, tuld ja väävlit ja kõrvetav tuul on nende karika osa, sest issand on õiglane, tema armastab õiglust ja õiget saavad näha ta palet. 12 peatükk ja täna mõtlen, et ma olen väga palju selle suu juures, 12.3, kus on öeldud sedasi, et nemad räägivad tühja üksteisega, räägivad libedate huultega, kahepaikse südamega ja sellepärast, kallid, see on üks põhiline tegelikult räägitud. 13. peatükk, mis on räägitud, 13.3 on öeldud sedasi, kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames, kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu. See on jälle suuga tegelikult tehakse need asju. Ja siis lähen kohe 15. See on analoogne nagu selle 24. lauluga. Kes tohib tulla sinna pühale mäele, on see külaliseks sinna telki. See, kes teeb õigust, kes elab laitmatult, eks, kes ei peksa keelt. Kallid, vaata, see on see, mõtlen, keelepatud. Keelepatud on selline, et meid tahetakse kaasa tõmmata sellesse, sest seda juttu on nii palju siin selles maailmas, et sellesse kaasa tõmmata, sest et me läheme kergesti nagu sellesse lõksu, mida me kuuleme. Ja sest usk tuleb kuuldust ja mida me kuuleme, hakkame uskuma ja oleme nagu nende laimujuttude kaaslased. Ja siin on niimoodi, et kes ei tee kurja teisele, ei tõsta laimujuttu oma ligemise peale. Kui, ütleme, vande oled ütelnud, siis ei riku vannet ja kas või enese kahjuks seda. Ja sellest praegusel hetkel on niimoodi, et meil on näha siin, kui suured läbirääkimised käivad, kes presidentides vannet ei riku ja kes rikub. Väga selge näitaja tegelikult selle koha pealt. Kes jääb Jumala ees õigeks? Need, kes vannet ei riku ja kes rikuvad. Ja osad rikuvad järjest. Lepivad kokku, teevad aga lepingud ainult selleks, et rikkuda. No mis oli kunagi ka, kui oli see Molotov-Ribbentropi pakt, kui tuletame seda meelde. See oli salajane protokoll. No peideti meie eest. No kellegile lubati? Kuhu meid lubati sellel hetkel? Ja lubati tegelikult kõik, et mitte kallale tungi, igasugu asju tegelikult, mis lubati ja kõike värke tehti. Ja sellepärast, kallid, nii see on niimoodi, et on neid, kes tegelikult rikuvad ja on neid, kes tegelikult ei riku. Aga Jumal on muutumatu selle koha pealt. Ja sellepärast on, kallid, meie, kui me tahame olla Jumala omad, siis meie jah peab olema jah, meie ei peab olema ei. Ja sellepärast nii see on. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie ka ei satuks selliste asjade lõksu. Ja 15.4, nüüd tuleb veel see sama koht, kes ei anna raha laenuks, et kasu saada ja kes ei võta altkäemaksu süütu vastu. Ja vaata, ma juba täna nimetasin ja rääkisin, et raha eest tehakse tegelikult asju. Väga palju asju tehakse raha eest. Praegu osad asjad lähevad paremaks, valet on vähem selle tõttu, et igale poole enam raha ei maksta. Lihtsalt on tulnud nagu see aeg, et on nagu, ütleme, et keeratakse neid kohti nagu kinni praegusel hetkel. Ja see on tegelikult on see meile hea, aga see on läbi aegade tegelikult olnud üks meetod, kuidas vaenlane siin selles maailmas tegutseb. No nii, nüüd psalm 17.
Taaveti koha pealt on ühte ilusat asja näha, 17.3. sa katsud läbi mu südame, tuled öösel mind vaatama ja uurid mind, siis sa ei leia midagi, noh, kui sa tuled, eks. Kui ma mõtlesin kurja, siis ei pääsenud see üle mu huulte. Tähendab, Taavet tajus sedasi, et kuule, mõte tuli, aga ma ei ütle. Mul üle uute see vähemalt ei tule. Ma tegelen selle asjaga juba südames ära, tegelikult ma lihtsalt valvan, et sealt ei tule. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on õppida tegelikult nii palju Taavetist. Siis inimlikes tegudes, 4. salm, olen ma sinu huulte sõnade tõttu hoidunud üle annetuist teeradadest. Ta arvestas tegelikult Jumala sõnadega. Ma teen selle järgi. Mu sammud hoidsid kinni su jälgedest, mu jalad ei kõikunud. Ma hüüan sinu poole, sest sina, Jumal, vastad mulle, pööra oma kõrmu poole ja kuule mu kõnet. Osuta imeliselt oma eldust. Ja siis on niimoodi, et kus koha peal siin oli räägitud, noh, ütleme, ma vaatan, kas ma leian selle, et ühesõnaga, kuidas arvestab Jumala sõnaga, sellel on ära lugenud, aga 17.10 on järgmine koht. On räägitud nendest ülbetest juttudest ja see on jälle vaenlaste koha pealt. Nad on sulgenud oma rasvunud südame ja oma suuga nad räägivad ülbesti. Nii et need, kes ajavad ülbet juttu, on vaenlase leerist. Me ei saanud kunagi tegelikult räägi ülbelt ja sellepärast on see nii, et nii ta on. Nüüd ütleme, jätame selle laulu. Nüüd on üks selline järgmine laul, mis on väga konkreetse olukorra koha pealt ja meile tuntud asi ka. Ja see on niimoodi, et Issanda sulase Taaveti laul, Taavet rääkis selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest. Et vaata, tal oli Sauliga, see oli see tugev vastasseis eelmise kuningaga. Ja nüüd on niimoodi, millest ta räägib? Ta ütleb sedasi, et Jumal on minu kilp ja varjupaik. Oma palvet ta tegelikult saadab Jumala poole 18.7, kus on tegelikult räägitud, oma kitsikuses ma hüüdsin Issanda poole ja kisendasin oma Jumala poole. Vaata, tema hääl läks sinna poole, ta ei läinud vaenlast sõimama. Isegi kui ta oli noor poisseks, kui ta koljatiga võitleb, mis ta siis tegi? Ta ütles, ma tulen oma Jumala nimel. Ta rääkis neid asju, aga koljat needis teda nii, kuidas iganes suutis sellel hetkel, aga kes võitjaks jäi? Taavet jäi võitjaks. Ja nüüd on niimoodi, et loeme selle 8. salmist natukene, siin on hästi huvitav. Hoia mind kui nagu silmatera, oma tiibade varju alla peida mind. Õelate eest, kes mind rõhuvad, verivaenlaste eest, kes mind piiravad. Nad on sulgenud oma rasvunud südame, suuga räägivad ülbesti, seda juba lugesime. Nad on meie kannul, nüüd nad ümbritsevad mind, oma silmad, nad sihivad sellele, kuidas mind maha panna. Nad on nagu lõvi, kellel on himu murda, nagu noor lõvi, kes on peidus ja varitseb, eks. Tõuse, Issand, ja astu tema vastu, suruda maha, päästa mu hing õela käest ja oma mõõgaga. Ja ta palub tegelikult, et Jumal tuleks oma mõõgaga tegelikult õela käest päästma. Ja täna näed, kallid, see on niimoodi, et vaata, küsimus on selline, et ma rääkisin, et praegu kõige suurem võitlus käib nagu nende sõnade tasemel. Ja tegelikult on vaja praegusel hetkel seda sõnamõõka siin selles maailmas, kes tõstaks tõe kõrgele. Mitte sedasi, et noh, et kelle poolt olla või kelle vastus olla, vaid Jumala tõde tuleb üles tõsta. See tegelikult aitab meid siin selles maailmas. Ja sellepärast lihtsalt seda on praegusel hetkel vaja. Siin ta ütleb sedasi 18. laulus, et ma jooksen koos oma Jumalaga väeulga kallale, hüppan üle müüri. 18.35 ta ütleb, et Issand õpetab mind sõdima ja ta vöötab teda jõuga just sõja jaoks. Kas vaimse sõja jaoks? Ärge saage valesti aru, täiesti füüsilise sõja jaoks, Taavet oli sõjamees. Meil ei ole aega täna lugeda need Taaveti ja ta kangelaste tegusid, mida nad tegid, aga kõik need asjad tegelikult sündisid. Joosa palus, Jumal, pane päike seisma, tee aeg pikemaks, et ma võiksin võidu saada. No Jumalal oli see meelepärast, ta tegi need asjad tegelikult ära. Ja sellepärast on see nii, et Issand on see, kes tegelikult alistab rahvaid ja ta teeb seda sageli just nende kuningate kaudu, kelle kaudu ta seda teha tahab ja saab. Ja sellepärast, ja nii, et meil on lihtsalt täna lihtsalt õppida. Nii et, kallid, õpime Taavetist ühte asja, räägime rohkem Jumalaga. Räägime vähem vaenlasega, kuuleme vähem vaenlase juttu, ärme püüa seal hakata vaidlema, arutama, sest et vaata, üks tavaline taktika on see, et saaks kuskile dialoogi. Kui sul on kodus ka pinge, ütleme, abikaasade vahel või kuskil on sedasi. Läksid dialoogi, no sõda tuli.
suutsid suu kinni pidada, vaikus oli. Ja nii lihtne see oligi tegelikult, eks. Et seal ei ole mitte mingisugust asja, sellepärast et see on, kui me läheme sellele libedale pinnale, siis ei ole sealt tegelikult mitte midagi tegelikult muud, kui tegelikult neid kaotusi saada. Aga küll on hea, et on kell ja päike liigub ja me peame lõpetama selle jutu ja nii, et tõuseme ja läheme issand ette palves. Isa, me täname sind, et veel päike paistab, et aega mõõdetakse ja et jutlus saab kõigel ajal lõpetada. Ja jumal, me täname sind, et me oleme täna võinud tegelikult õppida su sõnast nii palju. Isa, me palume praegusel hetkel, et me kõik tunneksime ära sinu kui aukuninga, kuidas sina oled tegutsemas. Jeesus, me täname sind selles kõiges, kes sa oled, et sa oled meie õpetaja ja et sa oled armastus ja et sa oled tervendaja ja et sa kõige selle eest. Aga issand, me täname sind, et sa oled see aukuningas, kes sa paned korra siin selles maailmas kehtima ja võidad lõplikult selle kurjuse. Jumal, me täname sind, et sina oled see issand Sebaot, see aukuningas ja sellepärast, Jumal, me täna tahame lihtsalt oma südameid avardada ja vastu võtta issand ka sellisel moel. Jumal, me täname sind, et me tohime lubada, et ela sina meie südames, olgu sinu sõna meie südames ja et kui me räägime, et siis me räägiksime sinu sõnu. Ja isa, me täname sind, et me tohime praegu paluda seda armu, et me ei korjaks üles neid vaenlase nooli ja sõnu, mida tema laseb, et me ei tarvitaks neid. Isa, anna meile tarkust nendel eelolevatel aegadel, kus me oleme, et me ei läheks valele pinnale sõdima. Ja sellepärast, aga isa, ma palun praegusel hetkel, et me alati nagu ära tunneksime, nii nagu me täna õppisime siin, et kes on ülbed ja kes sajatavad ja kes räägivad neid halbu asju, need ei ole tegelikult Jumal sinu leerist. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, me palume seda, et aita meid näha ja ära tunda neid, kes lepingut peavad, kes on need ausad tegelikult ka need valitsejad, kes on siin selles maailmas. Ja isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel lihtsalt seda armu paluda. Ja isa, me palume seda, et ka meie oleksime need, mis me oleme ütelnud, et me nendes asjades lepingut ei rikuks. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind, et tohin lihtsalt paluda sinu püha vaimu abi praegusel hetkel selle sõnumi üle, kes me olime täna siin, et üldse seda mõista ja nende kuulajate üle, kes seda kuulevad. Isa, aga meie küsimus oli täna see, et kes on see aukuningas. Isa, me tahame sind sellisena näha, nii nagu sa oled ka selles ametis. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.